Tänavuse aasta Delfi Rally Estonia kannab motot "Ralli on kõigile" või me mõtlesime selle ise välja, sellepärast et tõepoolest, Urmo, te tahate tänavusel aastal tuua selle ralli tavapublikule nii mõneski kohas lähemale. Räägi natukene täpsemalt. Ja väga paljud need kohad, mis on olnud VIPile, siis nüüd oleme VIPi programmi ringi mänginud, mitte et VIP halvem oleks, vaid lihtsalt on teised kohad. Ja kas või see, mis meil siin Raadimõisas jääb selja taha, siis tavapublik saab tulla siia mäe otsa. Ja põhimõtteliselt kogu esimene katse ja ka laupäeva õhtul viimane katse on algusest lõpuni siit näha. Selle mäe pealt, kus me praegu hetkel oleme, siis tõepoolest on see katse kõik algusest lõpuni näha. Ja kõik, kes ostavad pileti, võivad siia mäe otsa ronida. Ja, mina ei keela, lihtsalt peab vaatama, et siin mingid nõlvad on natuke ohtlikud. Need me markeerime ära, aga tõesti seda väga äge vaadata ja näebki kogu trassi. Ja see on siis 2 korda käib katse siit läbi? Käib neljapäeva õhtul ja laupäeva õhtul viimase katsena. Aga see pole ainukene koht, mis toob ralli tavainimesele väga-väga lähedale. Lähme järgmisesse kohta. Me oleme praegu hetkel kõige legendaarsema Rally Estonia hüppe juures ja alakala hüpe on kõigile saadaval. Nii palju, kui ma Rally Estoniat mäletan vähemalt WRC sarjas, siis on alati siin minu selja taga olnud VIP-tribüün. Sellel aastal me laseme tavapubliku ja sellest see on hea turvaline koht ja väga atraktiivne hüpe, et siin päris autot puudutada ei saa, aga selle aero õhuvooluga saab ikka pihta. Siit hüpatakse päris kaugele, kes julgeb ja mida aasta edasi seda rohkem juletakse ka, et kas tehakse ka mingi hüppevõistlus või? Teeme hüppevõistluse ja hüpped kindlasti saavad olema üle 30 meetri, eks julgemad lähevad püüdma seda 40 meetrit, aga me ei saa seda soovitada, et eks rallisõitjad ise peavad otsustama, aga vägevad õhulennud ja see on kindlasti üks mu lemmikkohti. Ralli on kõigile ja sellel aastal ka Leigo ääres. Kui Leigo on muidu olnud selline kas Power Stage'i lõpp ja siin on olnud palju siis taas jälle VIP-külalisi, siis sellel aastal igaüks, kes ostab oma rallipassi, saab ka Leigol rallit jälgida. Ja just siin nagu VIP-mäe otsas, kust on pikalt vaadata nii katse stardi poole kui ka finiši poole. Ja siit tuleb läbi meil mis katse? Reedel tegelikult jällegi reede pärastlõunal siis Kambja katse 2 korda järjest ja siit edasi lähme juba Elvasse.